Armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud uue kirikuaasta algust, õnnistatud advendi ehk issanda tulemise aega. Tänase advendiaja esimese pühapäeva epistli me leiame apostel Peetruse esimese kirja algusest, kohe esimesest peatükist. Meie kirikukalendris on selleks pühakirja lugemiseks antud esimese peatüki salmid 7–12. Mina loen pisut pikemalt, ma alustan juba 6. salmist. Apostel Peetrus kirjutab. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse. Ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi, oma hingede pääste. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Nii kirjutab apostel Peetrus meile osaks saanud päästest, meie usust, sellest suurest rõõmust, mida meile on kuulutatud prohvetite kaudu, aga mitte ainult, vaid ka apostlite kaudu, Jumala inimeseks saanud poja kaudu ja ka sellest, mis seisab ees, Kristuse tagasitulemisest ja siis loodetavasti meile osaks saavast kiitusest, kirkusest ja aust. See ongi esimene asi, millele ma tahan juhtida tähelepanu, kui me mõtleme advendi aja Kristuse tulemise aja tähendusele. Ma tean, et enamasti mõistetakse seda kui jõulupühadeks ette valmistamise aega ja kahtlemata see ongi seda, aga see on siiski palju rohkem. See on ettevalmistusaeg isegi mitte ainult Kristuse esimese tulemise ehk Jeesuse sündimise meenutamiseks ja tähistamiseks, vaid see on ettevalmistusaeg tema vastuvõtmiseks aegade lõpul, siis, kui ta tuleb tagasi, nii nagu me usutunnistuses ütleme, kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mulle tuleb meelde lugu ühest pühakust, Saksa keisrist Heinrich teisest, kes siis, kui ta oli väga noor mees, kui ta ei olnud veel keiser ega kuningas, nägi kummalist und. Nimelt nägi ta tema ees olevale seinale kirjutatud 2 sõna, pärast kuut. See oli kõik. Ta tõusis üles ja mõtles, mida see võis tähendada ja arvas üsna kindlalt mõistvat, et see tähendab, et pärast 6 päeva ta sureb. Ja nii ta siis pühendus nendel 6 päeval palvele, patukahetsusele, meeleparandusele. Aga kui need 6 päeva
täis said, siis ta ei surnud. Siis ta mõtles, et küllap need on 6 kuud. Ja järgneva 6 kuu jooksul tegi ta sedasama. Valmistus kogu hingest, kogu südamest surmaks. Aga ka 6 kuu pärast ta ei surnud. Siis ta mõtles, küllap need on 6 aastat. Ja ta ei muutnud midagi oma eluviisis, vaid otsustas, et püüab ikka samamoodi elada palves, Jumala kartuses, patukahetsuses ja meeleparanduses. Kui need 6 aastat täis said, siis ta ei surnud, vaid siis saigi temast Saksa keiser. See on ilus lugu. Ega mina ei saa kinnitada, et see vastab 100% tõele, nii nende vanade legendidega on, aga selles loos on oluline õpetus. Ja see õpetus seisneb selles, et ega me tegelikult ei tea, kui palju meile kellelegi siin maailmas elupäevi, kuid või aastaid on antud ja me ei tea ka seda, millal issand tagasi tuleb. See ei ole mõte, mis peaks meid kuidagi hirmutama. See ei ole midagi, mis peaks viima meid masendusse ja tegema meist lootusetud pessimistid, kuna me teame, et me niikuinii mitte kunagi ei ole oma eluga sellel kõrgusel, et kui Kristus kohtumõistjana tagasi tuleb, siis ta võiks meid leida veatuna ja laitmatuna. Ei, see teadmine, et me ei tea, millal saabub kas meie isiklik lahkumise tund siit sellest maailmast või tuleb enne seda tagasi issand kohtumõistjana, see peaks meid julgustama elama nii, nagu on õige ja hea, nii Jumala kui ka inimeste ees. See peaks panema meid mõtlema selle peale, mis on tõeliselt õige ja vajalik ning seda tegema. See peaks kasvatama ka meie usaldust Jumala vastu, meie lootust tema armule ja meie usku sellesse, et kui ta on meid loonud ja kui ta tuleb tagasi, mitte selleks, et kedagi hukatusse paisata, vaid selleks, et omasid oma taevasesse kirkuse riiki viia, siis meil on lootust. Mitte meie endi pärast, mitte meie oma tubliduse varal, vaid Jumala armu, halastuse ja armastuse pärast. See ei tohi teha meid enesekindlaks või hoolimatuks, et kuna Jumal meid armastab, siis pole vahet, sest selliselt mõeldes me käituksime ju lihtsalt ülimalt tänamatult ja vääritult. Aga see peaks meis siiski kasvatama sellist, ma ütleksin, püha muretust, mis seisneb teadmises, et kui ma usaldan ennast Jumala kätte ja mitte ainult kuidagi teoreetiliselt, vaid ka selles mõttes praktiliselt, et ma tõepoolest püüan elada nii, nagu Jumal ütleb, et on hea ja õige ja vajalik ja kasulik mulle endale, kui ma seda suudan teha, ennast täielikult ja kõiges Jumala kätte usaldades, siis mul ei ole midagi karta. Sest siis ma olen nende õndsate hulgas, kes on saanud osa rõõmusõnumist, kes on võtnud vastu usu temasse, keda me küll ei näe, aga sellegipoolest armastame, sest tema on meid enne armastanud ja on meid nii väga armastanud, et on iseennast meie eest andnud. Selles samas apostel Peetruse 1. kirja 1. peatükis tuletatakse meile meelde, et meid ei ole lunastatud mitte millegi kaduvaga, mitte kulla ega hõbedaga, vaid Jumala poja, Jumala talle hindamatult kalli verega. Ja meie enda usk on kallim kui kuld, nii nagu apostel Peetrus siin ütleb. See on kallim, sest et kulla eest me saame osta siin elus nii mõndagi. Kõike me ei saa isegi siin elus kulla eest osta, aga meie usk
toob meile midagi, mille eest me ei saaks maksta ka kogu maailma kullaga, mida me mingil juhul ei saaks osta. Meie usk toob meile hingede pääste, selle ülima eesmärgi, mille poole me oleme teel, nii nagu apostel Peetrus ütleb. Ja just sellepärast katsutakse ka meie usku läbi, sest usu läbikatsumine on mõeldud selle puhastamiseks, kinnitamiseks ja tugevdamiseks. Nii nagu apostel ütleb, nagu ka kulda tules läbi katsutakse. Jumal ei katsu meie usku läbi, ei pane meie usku proovile mitmesuguste katsumuste ja isegi kannatuste kaudu, mitte selleks, et me läbi kukuksime, vaid selleks, et meie usk temasse kinnituks ja kasvaks, et me võiksime üha kindlamini haarata temast kinni, temasse klammerduda, sest me teame, et muud lootust meil ei ole. Nii et mõnes mõttes on see usu läbikatsumine küll sarnane näiteks eksamitele. Ka eksameid ei korraldata ju mitte selleks, et õpilased või üliõpilased läbi kukuksid, et neid kuidagi parastada või häbistada, vaid ikka selleks, et nad ennast kokku võtaksid, õpiksid ja omandaksid vajalikke teadmisi, mida nad siis ka näitavad eksami kaudu. Aga teatud mõttes see usu läbikatsumine siiski erineb nendest maistest eksamitest, sest jah, kuigi me ka eksamite puhul sõltume suurel määral oma õpetajatest, kellestki teisest, nendest, kelle käest me oleme oma teadmised saanud, siis me seisame seal eksami laua ees siiski üksinda ja sõltume ainult iseendast. Aga kui meie usku läbi katsutakse, siis on meie kõrval see, keda pühakirjas nimetatakse meie eestkostjaks, meie advokaadiks, trööstijaks ja on väga huvitav, et sedasama sõna kasutatakse nii püha vaimu kui ka Jeesuse enda kohta. Püha vaim on see, kes meid kinnitab, kes meie eest kostab, kes meid valgustab ja juhatab. Ja Jeesus Kristus ise on samuti meie eestkostja, meie trööstija, meie lepitaja ja vahemees, meie advokaat. Ja ta seisab meie kõrval. See jumalik kohtumõistmine, see viimane kohus Kristuse tagasi tulemisel saab olema mõnes mõttes üks väga erakorraline ja kummaline kohus, sest et seesama issand, kes tuleb tagasi kohut mõistma elavate ja surnute üle, nii nagu me usutunnistuses ütleme, on meie lunastaja. Tema on meie päästja. Tema on see, kelle kohta öeldakse, et Jumal on meiega. Ta on toonud meile lepituse, ta on toonud meile pattude andeks andmise. Tema õigus katab kinni meie pattude hulga. Keegi pühak on kunagi öelnud, et kui me tõuseme surnuist üles ja seisame seal jumalikus kohtus, siis Kristuse õigus, kui me oleme pannud kogu oma lootuse tema peale ja rajaneme tema armule, siis Kristuse õigus on nagu valge rüü meie ümber, aga ta lisab juurde, et kuigi meie patud on andeks antud ja võiksime öelda, et meie süü on talle verega maha pestud, siis tema nägemuses on nii, et meie patuplekid on justkui üle kullatud. See tähendab, et seal kohtus on nad siiski nähtavad. Kõik saab avalikuks. Kõik see, mida me oleme teinud ihus olles, olgu see hea või kuri, see saab avalikuks. Nii tunnistab meile pühakiri ise. Aga kui me rajame ennast Jumala armule, kui me elame tema armus, kui tema õigus on saanud meie õiguseks, siis on meie patuplekid selle pühaku nägemuses justkui üle kullatud. Nii et needki tulevad auks Jumalale ja
on kinnituseks sellest päästest, millest me rõõmustame ja millele me toetume. Muidugi, need on ainult nägemused, need ei ole püha Jumala sõna, nii nagu me loeme seda Piiblist. Aga eks ole, see on tegelikult väga ilus mõte, sest et Jumal ju tunneb meid sellistena, nagu me oleme. Ta näeb meid, ta näeb meie hinge, meie südamesse. Ta näeb meid sõna otseses mõttes läbi. Kõik on justkui peopesal tema silme ees. Me ei saa midagi varjata. Ja kuna Jumal teab kõike, siis ta tunneb ka kõiki meie puudusi, meie vajakajäämisi, meie üleastumisi, meie patte, isegi meie kõige rängemaid ja seetõttu kõige rohkem salajas hoitud patte. Need on avalikud tema pilgu ees. Ja sellegi poolest ta armastab meid. Sellegi poolest tahab ta kinkida meile oma poja õiguse. Sellegi poolest tahab ta, et me võiksime elada koos temaga igavesti. Nii suur on tema armastus meie vastu. Kui me mõtleme Kristuse tagasitulekule aegade lõpul kohtumõistjana, siis jah, me peaksime reageerima sellele mõttele või käituma sellest mõttest lähtudes, nii nagu ma ütlesin tolle Saksa keisri Heinrich II kohta. Ta püüdis üha enam ja üha enam süveneda palvesse, elada patukahetsuses ja meeleparanduses, teha seda, mis on Jumala ees õige ja hea. Aga me ei pea seda tehes olema kantud mitte hirmust, vaid armastusest ja igatsusest. Mitte hirmuga ei pea me ootama kas oma surma või Kristuse tagasitulekut, püüdes seda justkui kaugemale kuidagi edasi lükata, vaid igatsuse, ootuse ja armastusega. Nii nagu me ootame neid, kes on meile kallid. Nii nagu laps ootab oma ema või isa koju, nii nagu ema ja isa ootavad oma lapsi pühadeks koju ja lapselapsi. Mitte soovides seda aega edasi lükata, vaid et see tuleks kiiremini. Et see tuleks õige varsti, tule pea, issand Jeesus, nii nagu pühakirjas öeldakse. See peaks olema see igatsus, see soov, mis on meie südametes, siis kui me mõtleme oma elu lõpule või ka sellele lõpule, mis tuleb kord kogu maailmale. Kui Kristus tuleb oma kirkusest tagasi, kui Kristus saab avalikuks, siis me loodame ju, me usume ja muidugi me ka palume tema armu ja halastust, et see kõik oleks meile kiituseks ja kirkuseks ja auks, sest me armastame teda. Me usume temasse ja me oleme täidetud rõõmuga, kui me mõtleme sellele, et ta tuleb tagasi. Nii sellepärast, et siis me saame osa oma usu eesmärgist, hingede päästest, nii nagu apostel Peetrus ütleb, aga veelgi enam sellepärast, et siis me oleme koos temaga, kes on meid nõnda armastanud, et on iseennast meie eest andnud. Siis me oleme koos oma tõelise armastaja ja armastatuga. Apostel Peetrus kõneleb prohvetitest, kes uurisid ja puurisid, otsisid hoolega, piinlikult, nii nagu võiksime öelda kullaotsija, kes seda kulda kuskil veest, jõe liivast peseb, ta vaatab tähelepanelikult, kas äkki sädeleb seal üks kulla kübemekene. Niimoodi on need prohvetid otsinud ja uurinud pühasid kirju, seda, mida neile on teada antud. Nad on igatsenud, nad on hüüdnud ja see on vana prohveti sõna, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla. Nad on oodanud issanda tulemist otse kui kastet põuasele maale. Nemad ei saanud seda kätte, aga meie oleme selle kätte saanud. Selle armu, mida prohvetid on ette näinud ja ette ennustanud,
Kristuse vaimu, püha vaimu läbi, imelise rõõmuna, millesse, nagu apostel ütleb, isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Mõelgem sellele, milline tohutu eesõigus see on. Prohvetid ei saanud seda kätte, nad nägid seda ette, nad kuulutasid seda ette, nad teadsid, et see on tulemas, aga nad ei saanud seda kätte. Inglid on igatsenud kummardades sellesse vaadata, aga see on antud meile inimestele, sest Jumala ainusündinud poeg on sündinud inimlapsena, tulnud inimlapsena siia maailma, selleks, et meid lunastada, selleks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. Ja sellepärast me usume temasse, sellepärast me armastame teda, sellepärast me loodame tema peale ja ootame tema taas tulemist. Mitte hirmuga, vaid rõõmu ja igatsuse ja armastusega. Ja see on advendiaja, issanda tulemisaja peamine sõnum. Ma soovin teile veel kord õnnistatud uue kirikuaasta algust, õnnistatud advendiaega, issanda tulemise aega. Ma soovin teile seda igatsust, seda ootust, seda janu issanda tulemise järele. Ja ma soovin teile rõõmu ja armastust ja seda, et me kõik võiksime üheskoos saada kätte oma ülima eesmärgi, hingede pääste ning elada siis igavesti koos temaga, kes on meid nõnda armastanud.